Mantel ja ülerõivas on üleüldse sellel nagu hooajal hästi suur trend, et siis võiks olla see ülerõiva valik sellel hooajal nagu suurem kapis ja sellised ülisuured mantlid on moes, nagu meeste moest laenatud võib-olla isegi, et võib oma boyfriendilt laenata, täitsa selga panna ja käia. Действительно большое возвращение пальто. Классических пальто абсолютно в разные интерпретации. Раньше не были такими нежными, да, таких нежных и пастельных оттенков. И действительно, они с каждым годом становятся все нежнее. В разных цветах, да, разной формы, разного объема, разного силуэта. Mantel võib-olla oleks, minu jaoks on selle sügise nagu riietusese number 1. Klassikaline mantel selles suhtes, et sa ei pea seda iga hooaeg uuendama. Ta ei pea olema ühte tooni, aga ta võiks olla ka siis mingi ruuduga, triibuga, kalasaba mustriga. Musta ma välistaks, et tume hall, tume sinine, võib-olla erinevad varjundid seal. Võiks nagu loobuda sellisest ühetaolisest, võib-olla sellisest mustast jopekultuurist. Selles mõttes sellist mängulisust võib-olla tänavapilti rohkem. Tekstiili inimesena vaadates hindan mina esmalt ikkagi materjali ja loomulikult soovitan ma investeerida kaua kestvatesse, kvaliteetsetesse materjalidesse. Ei saa öelda, et moes on üks asi, et alati moes on ka tema antipood, eks ole, et tegelikult nagu see lihtsalt tuleb nagu valida õige riietuse juurde õiged aksessuaarid ja ka õige ilma juurde. Ütleme, jope puhul kindlasti võib-olla selline kõige suurem trend, mis on ka nüüd olnud ja ma arvan, et ta veel püsib, on kindlasti biker. Mantlite suhtes on täiesti ilmne trend, mantlid lähevad suuremaks, pikemaks, mahtu tuleb juurde, kraesid endiselt ei ole. Meie kliimas on jäänud endiselt, võiks olla ikkagi meil see villane. Kõige parem võiks ikkagi olla kašmiir. Selle talve mantlid on heledad kõik. Võib-olla kõige tumedam värv on bordeaux punane. Muidu ongi liivabeež, hallikas sinine, hall, roosa, vanaroosa, kreemi värvi. Rätikud, sallid, et see on endiselt väga suur teema. On kindlasti tunduvalt kergem vahetada karusnahkseid kraesid, salle, suuri rätikuid kui mantlit. Mantel ja üleriie on ikka selline, mis peab olema reaalselt nagu soe ja kvaliteetne. Ma ei oleks nii kitsarinnaline, et ma ütleksin, et see aasta kanna musta või see aasta kanna oranži. Mina soovitan pigem saada aru endale karakterist, enda isikust ja siis vastavalt sellele mängida väikeste aksessuaaridega. Mina pakuksin, et üks mõnus erkvärv. Eestlased olemegi natukene hallid, et siis võib-olla just midagi sellist erksamat, midagi ühevärvilist, monokroomset. Miks mitte? Koobalti sinine. Ideaalne, kõigile eestlastel sobib helesiniste silmadega.